Mitmekesistamise toetus. Toetust jagab PRIA. See toetus on olnud kasutusel või rakendatakse seda toetust sellel euroraha perioodil juba nüüd 5. aastat ja ka eelmisel perioodil see toetus oli olemas. Ma räägin 2 sõnaga sellest, miks Euroopa Liit otsustas raha anda taolise toetuse jaoks ja miks seda Eestis ka rakendatakse hästi lühidalt ja siis räägime juba täpsemalt, mida selle toetusega teha saab. Vaatasin eile Statistikaameti, püüan kaamerasse jääda, vaatasin eile Statistikaameti kodulehelt üle, et kui palju on maapiirkonnas töökohti, mis on põllumajandusega seotud. 90. aastal oli maapiirkonnas elavatest inimestest 56% sai tööd põllumajandusest. 10 aastat hiljem oli see protsent 26, veel 10 aastat hiljem oli 12 ja eelmisel aastal oli 8,1. Ehk siis paratamatult on niimoodi, et põllumajanduses töökohtade arv väheneb ja see põllumajanduses tööd leidvate inimeste osakaal maal ka on vähenenud. Ja see ei ole ainult Eestis nii, see on tegelikult üle maailma niimoodi ja Euroopas ka. Ja sellepärast antigi eraldi summad, eraldi rahad sellise lipukesega selleks, et aidata neid ettevõtteid, kes on valmis töökohti maale looma väljaspool põllumajandust, seda ka tegema. Ehk see toetus on ette nähtud töökohtade loomiseks väljaspool põllumajandust maapiirkonnas. Et siis ka seal slaidil, et mis on selle toetuse eesmärk. Selle toetuse eesmärk on see, et mingiks hetkeks tekivad selle toetuse abil siis uued töökohad. Senised tulemused. 4 taotlusvooru on toimunud, seda toetust jagatakse taotlusvoorude moel. Mitte igal aastal ei ole taotlusvoorud toimunud, aga 5 aasta jooksul siis 4 aastal. Sellel aastal taotlusvoor jäi ära, kuna tulid koroonameetmed peale ja taotlusvoor toimub siis järgmise aasta alguses. Seda raha selle toetuse jaoks on Euroopa Liit eraldanud 56 miljonit eurot. Sellest üle 40 euro on siis ettevõtjatele määramisotsustega PRIA poolt projektide rahastamiseks juba välja määratud ja natukene on üle. Ja nagu te näete, ettevõtjad on lubanud luua üle 1400 töökoha, kes on toetuse määramise otsuse PRIA-st kätte saanud. Kuidas Saaremaal läinud on Saaremaa ettevõtetega? No, Saaremaa ettevõtted on olnud ühed kõige aktiivsemad. Seda näitab ka tänane infopäev. Et kui me oleme kuskil 3-4 maakonnas siiani need infopäevasid teinud koos maakondlike arenduskeskuste ja liidertegevusgruppidega, siis Saaremaa infopäeval on olnud kordades rohkem registreerunud. Et see on tegelikult minu mäletamist järgi rekordarv. Et meil on Zoomis hästi palju osalejaid ja võib-olla koroona tõttu siin mõned toolid on tühjad, aga tegelikult ka siin oli peaaegu 50 inimest, kes olid valmis saali tulema veel mõni aeg tagasi. Nagu me näeme, siis Saaremaal on ka hästi palju taotlusi esitatud, nad on siin summaarselt pingereas ja tegelikult ka toetusi PRIA poolt on Saaremaa ettevõtetele väga palju määratud. Me vaatame, et siin Ida-Virumaal ja Järvamaal ja seal tagapool on neid kordades vähem. Et väga hea töö, väga ettevõtlikud inimesed ja ma usun, et neid töökohti on siia tulnud ka selle toetuse toel. Järgmine taotlusvoor toimub järgmise aasta märtsis, nii on PRIA-ga kokku lepitud, aga see ei ole veel kivisse raiutud. See on kokkulepe, lõplik tõde selgub aasta alguses, siis kui PRIA paneb selle taotlusvooru toimumise kuupäeva või selle 2-nädalase ajaakna oma kodulehele üles. Siis me näeme, mis kuupäevast alates saab taotlusi esitada ja kui kaua saab taotlusi esitada. Meil on sellest 56 miljonist, mis on selle toetusmeetme raames ette nähtud Euroopa Liidu rahadest, alles umbes 12-13 miljonit
Miks ma ütlen umbes, sellepärast, et mõni projekt lõpeb väiksemas mahus ja siis see raha tuleb sinna eelarvesse tagasi. Praegu on 12,6 miljonit seda vaba raha, võib-olla märtsikuuks on natukene rohkem. Me eeldame, et minister kirjutab oma käskkirja aastavahetusel, kui palju siis seda eelarvet saab olema, me eeldame, et kogu see vaba raha saab selleks eelarveks ära kasutatud. Nüüd, kellele on see toetus ette nähtud? Toetus on ette nähtud mikroettevõtetele. Ehk mikroettevõte on siis selline ettevõte, kus on alla 10 töötaja ja kus käive on alla 2 miljoni euro või bilansimaht on alla 2 miljoni euro. Kriitiline on see töötajate arv. Siin tuleks nüüd silmas pidada seda, et seda töötajate arvu loetakse mitte selle järgi, kui palju mul hetkel töölepinguga töötajad tööl on, vaid selle järgi, kui palju mul viimasel majandusaastal oli aasta peale taandatud keskmine täistööajaga töötajate arv. Ehk kui mul oli 2 poole kohaga töötajad, siis see tegelikult oli 1 täistööajale taandatud töökoht. Et raamatupidaja kindlasti oskab ja teab, kuidas seda rehkendada, küsige raamatupidajalt üle ja saate teada, mitu töötajat teil siis selle määruse reeglite kohaselt oli. Infopäevadel on tihti küsitud, et aga mis siis juhtus, et mul oli seal üle-eelmine aasta oli mul 5 töötajat ja enne seda oli 9 töötajat, aga vot eelmine aasta mul läks nii hästi ja ma võtsin veel mitu inimest juurde ja mul oli 11 töötajat eelmisel aastal. Et kas ma siis saan toetust küsida? Jah, saab küll. Sellepärast, et reeglid näevad ette, et sellest mikroettevõtte staatusest te muutute väikeettevõtjaks alles siis, kui te olete 2 aastat järjest neid piire ületanud. Ehk teil on 2 aastat järjest töötajaid rohkem kui 10 või vähemasti 10. Et kui mul on ühel aastal 11 töötajat varasemate väiksemate arvude asemel, siis see ei ole midagi hullu. Teine punkt, mis alumine ridas slaidil praegu näete, et seotud ettevõtteid vaadatakse ühe ettevõttena mikroettevõtte määratluse juures. Kes on seotud ettevõtted? Ettevõtted loetakse seotuks siis, kui üks ettevõte omab teisest ettevõttest vähemasti 25% osalust. Et kui keegi, kes, selline näide, et kui mina nüüd mina alustasin oma ettevõtet mõni aeg tagasi, mul raha eriti ei olnud, aga meil naaber oli üsna edukas ettevõtja, ma pakkusin talle, et võtad 3/3 ettevõttest, aga rahastad palun seda meie ühise ettevõtte käivitamist. Ja tema siis oma ettevõttega tuli mulle osanikuks ja kuna nüüd minu ettevõttes keegi teine omab rohkem kui 25% osalust, siis ma peaksin ka selles teises ettevõttes olevad töötajad oma töötajate arvuga liitma. Kui see osalus jääb sinna alla 50%, siis proportsionaalselt, kui see osalus, naabrimehe osalus on juba üle 50%, siis kõik need teised ettevõtte töötajad ka. Et selline see reegel on. Siin ekraanil üleval on üks raamatukene. See on Euroopa Komisjoni poolt välja antud juhend, kuidas vaadata, kas minu ettevõte on mikroettevõte, väikeettevõte, keskmine ettevõte. See raamat on Rahandusministeeriumi koduleheküljelt PDF-vormis alla laaditav ja enamustes maakondlikes arenduskeskustes on see raamatu elektroonne koopia arenduskeskuse kodulehelt ka nähtav või loetav või alla laaditav. Et ma usun, et kindlasti Saare arenduskeskus on selle ka korraldanud või siis korraldab. Jällegi, kui nüüd on vaja hakata toetust taotlema, las raamatupidaja vaatab selle raamatukesse üle ja rehkendab ära, kas meie ettevõte on mikroettevõte või ei ole. Kui ise ei tea ja ei saa seda raamatupidajaga koos vaadata, siis pöörduge arenduskeskuse poole, nemad teavad, oskavad, vaatavad üle ja see ei võta rohkem kui paar minutit. Siis üks nüanss, millest me siin rääkisime ka mõni aeg varem samal teemal Saaremaa ettevõtjatega, oli see, et kui ettevõte on füüsilise isiku kaudu seotud teise ettevõttega, et näiteks
mul on 2 ettevõtet, ma olen ainuomanik mõlemas ettevõttes, siis need 2 ettevõtet on ju füüsilise isiku kaudu omavahel seotud. Et mina otsustan, mis minu üks ettevõte teeb ja mina otsustan, mis minu teine ettevõte teeb. Siis füüsilise isiku kaudu ettevõtteid vaadatakse ühe ettevõttena, siis kui nad tegutsevad täpselt samas valdkonnas. No näiteks mul on 2 juuksurifirmat, üks on Pärnus, teine on Kuressaares. Mõlemad kuuluvad minule, nad tegutsevad samal turul, sisuliselt pakuvad sama teenust, enam-vähem samasugustele klientidele, siis tuleks neid ettevõtteid käsitleda ühe ettevõttena. Täpsemalt on kõik selles raamatukeses kirjas, et sealt võib üle vaadata ja kui tekivad küsimused, siis kordan seda vist ilmselt täna 10 korda. Kirjutage PRIA-le e-mail, küsige järgi, kas mitmekesistamise toetuse taotlemise puhul selline olukord, nagu minul on, võib olla takistuseks. Nad vastavad teile kirjalikult. Kui vana peab ettevõte olema või kui kaua ettevõte peab olema tegutsenud? Vähemalt 2 aastat. PRIA eeldab, kui te olete taotluse esitanud, et pärast seda läheme järgmise slaidi peale korraks edasi. PRIA eeldab, et pärast taotluse esitamist, kui nemad vaatavad äriregistrist majandusaasta aruandeid, siis nad näevad seal 2 majandusaasta aruannet. Ehk siis taotluse esitamisele eelneva aasta oma, kui nüüd järgmise aasta märtsis see taotluse esitamise võimalus tuleb ja te seal märtsis selle taotluse PRIA koduleheküljel teete, siis äriregistris peaks olema 2020. aasta majandusaasta aruanne ja aasta varasem. Et mõned ettevõtted on olnud sellises seisus, et nad ongi 1,5 aastat tegutsenud. See on ka okei. 1 aasta on täispikk, see kõige viimane, ja sellel eelnev võib olla poolik, aga majandusaasta aruanne selle kohta peab olema tehtud eraldi. Selline asi ei sobi, et mis reeglite järgi on ka lubatud, et ma teen esimese majandusaasta pikema, 13-14 kuud näiteks. Aga neid juhuseid on väga harva. Nüüd, mis juhtub siis, kui majandusaasta aruandeid märtsikuus ei ole veel jõutud äriregistrisse esitada või äriregister ei ole jõudnud neid töödelda, need ei ole seal kättesaadavad? Siis PRIA vaatab aasta varasemaid majandusaasta aruandeid. Ehk me oleme PRIA-ga niimoodi jõudnud ühisele arusaamisele, et kui majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg seaduse järgi ei ole veel kätte jõudnud, ehk siis on vist juuni lõpp, ja ettevõte ei olegi neid veel jõudnud esitada, siis PRIA vaatab varasemad 2. Aga kui nüüd tähtaeg oleks juba kätte jõudnud ja ikka ei ole esitatud, siis PRIA jutule ei võta. Kui suur peab olema müügitulu? Kui suur see ettevõtte müügi poolest peab olema siis PRIA poolt vaadatuna? 4000 eurot aastas peaks käive olema olnud mõlemal taotluse esitamisele eelneval aastal. PRIA vaatab neid majandusaasta aruannetest. Aga 4000 eurot aastas, see on siis 12 kuuga ära jagatud, see on 350 eurot kuus käivet. Ma usun, et iga selline majanduslikult jätkusuutlikult tegutsev ettevõte tõenäoliselt on suurema käibega. Et nii väikese käibega ettevõtted on suhteliselt harva ette tulnud, kes taotluse esitavad. Enamasti on ikkagi käibed nii suured, et saab sealt tulevast rahast kulud ära makstud ja saab kellelegi palka ka makstud. Nüüd üks nüanss. Miks ma alguses pühendasin natukene aega sellele, et miks seda toetust on otsustatud rakendama hakata? Ehk siis selleks, et tekitada töökohti maal väljaspool põllumajandust. Ja kui ma ütlesin, et 90. aastal oli 56% töökohtadest, mis maal saadavad olid kõik põllumajandusega seotud ja täna on ainult 8,1%. Et siis see toetus oleks olnud ka või oli ka mõeldud motivatsiooniks ja abiks nendele inimestele, nendele põllumeestele, kes võib-olla tegelesid põllumajandusega, aga näevad, et võib-olla peaks mingisugusesse muusse valdkonda
ümber orienteeruma või võtma midagi kõrvale veel, mis ei ole põllumajandus. Et ühelt poolt on see motivatsiooni loomiseks ja teiselt poolt on ka abiks. Ja selle tõttu on põllumeestele toetusmäärad natukene soodsamad praegu. Aga et kes on siis põllumees? Vot põllumees on see, nagu ekraanil praegu paistab, et sellel ettevõttel peaks enamus käibest olema põllumajandustoodete müügist ja see peaks ka vähemasti 4000 eurot aastas olema. Nüüd mõned asjad, mida PRIA kontrollib automaatselt, arvutisüsteem kontrollib. Ja need on need majandusnäitajatest. Esiteks võlakordajat ja maksevõime näitajat. No võlakordaja on kõik minu kohustused jagatud kogu varaga, mis mul ettevõttes on. Ehk mul peaks kohustusi ehk võlakohustusi olema vähem, kui palju mul vara on, et ma suudan oma võlad ära maksta. See suhe peaks olema väiksem kui 0,7. Kuidas PRIA kontrollib seda? Võtab majandusaasta aruande, võtab sealt bilansist numbrid ja arvuti rehkendab hetkega, nii nagu taotluse olete esitanud, on ekraanil number, punane või roheline. Ja maksevõime näitaja on siis käibevara jagatud lühiajaliste kohustustega. Lühiajalised kohustused on need allaaastased laenud, mis te olete võtnud, mis peate aasta jooksul ära maksma. Võib-olla maksud, mis järgmine kuu tuleb maksta, seal töötajate palgad, mis te olete veel järgmiseks palgapäevaks vaja ära maksta. Jällegi, raamatupidaja vaatab üle ja siis oskate juba ise otsustada, kas tasub taotlust esitada, kas need näitajad on okei või ei ole. Mis tähendab ettevõttele pole pankroti ohtu? No keegi ei ole pankroti hoiatust teinud, ise pole ka avaldust kirjutanud ja sissemakstud aktsiakapital on alles. Ehk oma kapital on vähemasti sissemakstud aktsia või osa kapitaliga võrdne või suurem. Maapiirkond. Nagu me ütlesime, et see toetusmeede on ette nähtud selleks, et aidata ja motiveerida uute töökohtade tekkimist maapiirkonda. Maapiirkond defineeriti ära siis, kui seda raha mindi Euroopa Liidult küsima kuskil 2014 aastal. Ja kirjeldati see maapiirkond ära ja pandi ühte suurde paberisse, mis oli maaelu arengukava, mis hästi kõrgel tasemel meil siin allkirjastati ja saadeti Brüsselisse ja seal raiuti kivisse. Et seal on need reeglid, mille järgi siis seda toetust tuleb rakendada. Ja maapiirkonnaks loetakse kõikide valdade territooriume ja nende väikelinnade territooriume, mis 2014. aastal olid alla 4000 elanikuga. Selle toetusmeetme raames haldusreformi toimunud ei ole. Et PRIA vaatab neid valdasid ja valdade piire haldusreformi eelse kaardi järgi. Nendel on infosüsteemis need aadressid kõik olemas, iga aadressi taga või iga valla taga on siis need aadressid, mis sinna valda tol hetkel kuulusid. Ja niimoodi jääb see kuni selle perioodi lõpuni, tõenäoliselt siis järgmine aasta märts on tõenäoliselt viimane taotlusvoor. Me ei tea, kas tuleb veel raha, et ühe täiendava tegemiseks, eks see selgub, aga praegu me teame, et see peaks olema viimane. Aga võib-olla tulevad üleminekurahad, et vaatame, mis saab. Igal juhul need väikelinnad on üles loetletud, maaelu väikelinnad on üles loetletud selles arengudokumendis ja ka meetme määruses ja ka PRIA kodulehel, sealt saate kontrollida, nimekiri on siin. Ma arvan, et jah, see ongi lõplik nimekiri. Maaelu arengukava peatükis number 8, kui keegi tahab täpsemalt veel üle kontrollida, kes teil hakkab seda projekti kirjutama, saate üle vaadata, kuidas täpselt on ja kas see väikelinn, kuhu te tahate selle investeeringu teha, töökoja püsti panna või selle tootmise käima panna, kas see on abikõlblik piirkond või mitte. Milleks toetust kasutada saab? 8 asjaks. Mingite masinate seadmete ostmiseks või mingi hoone või ehitise ehitamiseks või remontimiseks. Üks küsimus. Jah. Kas võib taotleda ka mitte põllumajandusliku tegevusega ettevõtte
seda näiteks juhul, kui ettevõte tahab oma tegevusega liikuda maapiirkonda. See on ilmselt sellest ajendatud, et eelnevalt slaidil oli kirjas, et põllumajandusliku tegevuse osakaal peab olema. Taodelda, toetust võivad küsida kõik ettevõtted, kes on mikroettevõtted ja kelle käive on üle 4000 euro kuus olnud. Ükskõik, kas ma tegelen põllumajandusega või ma olen mittepõllumajanduslik ettevõte. Me räägime mõne hetke pärast sellest, et põllumajanduslikel ettevõtetel on lihtsalt kõrgem toetusmäär. Kui palju seda me kohe näeme? Kui ma olen mittepõllumajandusega tegelev ettevõte, nii nagu enamus ettevõtteid maal on, siis jah, ma saan seda toetust küsida. Nüüd võib-olla küsimus oli järsku niimoodi küsitud, et ma ei ole hetkel maapiirkonnas, et ma olen näiteks, ma ei tea, ma olen Paide ettevõte ja mõtlen, et tahan ka toetuse abil teha endale töökoja või hakata teenust osutama kuskil maapiirkonnas. Ja olles Paide ettevõte ja tehes oma töökoja kuhugi Paide kõrvale sinna Veskisilla, seal on üks väike küla Türi ja Paide vahel, ma täiesti saan seda toetust selleks kasutada. Kui ma olen põllumajandusettevõte ja ma tegutsengi, kasvatan vilja päris suurtel pindadel ja tahan nüüd puidutöökoja panna kuhugi püsti, siis ma saan selle puidutöökoja püsti panemiseks toetust kasutada. Sellisel juhul, kui see puidutöökoda saab olema kuskil maal, mitte linnas. Jah, saavad kõik kasutada. Nüüd selle slaidi juures rändkauplus on üks erand. Masinaid ja seadmeid saab toetuse abil soetada küll, nii kaua kui need masinad ja seadmeid ei ole autod, mootorrattad, ATV-d, mootorpaadid ega lennukid. Et ükski maa peal sõitev, vees ujuv või õhus lendav masin sellest toetusest toetatav ei ole, et see tuleb oma raha eest muretseda, välja arvatud rändkauplused. Ja rändkauplusi on päris palju selle toetusega Eesti peale sõitma pandud. Juba esimeses taotlusvoorus oli ligi 10 rändkauplust, järgmistes on neid vähem olnud, aga tänaseks peaks olema, ma arvan, kuskil 13-16 rändkauplust ainuüksi selle toetuse toel sõitmas mööda Eestit erinevates paikades. See rändkauplus on nüüd konkreetselt meie külas. Et käisin lastega seal jäätist ostmas suvel ja tegin pilti ka. Küsisin bussijuhi käest või kes seal siis müüs ka, et mis sul siis kõige rohkem läheb. Ta ütles, et kõige rohkem läheb piim ja jäätis, suvine aeg ka, ja siis sai, piim, jäätis, sai. No muid asju oli ka, et seal oli need külmletid, jäätis oli külmas ja vorstid olid ka. Ja rahvast oli palju, et meil käib ta 3 korda nädalas suvel ja need teised kohad tõenäoliselt umbes samamoodi. Nüüd selle juures on küsitud, hiljem võime rändkauplustest veidi rohkem rääkida, et kas igasugune auto, kus midagi müüa saab, on rändkauplus. Igasugune ei ole. Rändkauplus on defineeritud ära kaubandusseadusega. Ja seal on öeldud, et rändkaupluseks loetakse selliseid mootorsõidukid, mis sõidavad kindlal marsruudil, kindla graafikuga, kindlates peatustes ja kus toimub jaemüük. Et kui ma tahaksin oma kasvatatud, suitsetatud liha näiteks käia laatadel müümas ja oleks vaja sellise külmseadmega kaubikut, kus saaks aknast midagi müüa, et seda rändkaupluseks selle toetuse mõttes ei loeta. Rändkauplus on ikka see, nagu me neid autolafkasid vanast ajast mäletame. Nii, milleks siis saab toetust kasutada? Ehitamisega seoses. Kui ma tahan mingi uue töökoja ruumid nagu ehitis üles ehitada, siis see on täitsa okei. Kui ma tahan mingisugust olemasolevat ruumi või olemasolevat hoonet renoveerida, siis see sobib ka, aga renoveerimise puhul on see toetus kuni 13 000 eurot. Ehitamise puhul on kuni maksimaalne toetus, kohe vaatame, kui palju see on. Siis PRIA nõuab ehitusprojekti koos taotlusega, kui te tahate ehitamise jaoks toetust küsida. Nüüd on küsitud, aga kuidas ma siis selle ehitusprojekti saan, et kui taotluse esitamise ajaks peab juba olemas olema, et siis tuleb varem tellida. Teine küsimus, et kas see makstakse ka kinni? Jah,
See on ainus erand, see on ainus kulu, mis loetakse abikõlblikuks ka sellisel juhul, kui see on tehtud ja makstud enne taotluse esitamist PRIA-le. Üldjuhul kõigi nende toetuste puhul käib see reegel, et raha saab tagasi küsida ainult nende kulude ja nende tegevuste eest, millega te alustasite pärast seda, kui te olite taotluse ära esitanud. Aga projekteerimine on abikõlblik juba 15. aastast alates, et kui teil on juba mitu aastat tagasi projekt valmis tehtud, te olete saanud selle peale ka arve, te olete sellega ära maksnud, siis kui PRIA pärast taotluse esitamist ükskord ütleb teile, et jah, me oleme nõus toetama teie projekti, siis te esitate sellise maksetaotluse, et küsite raha tagasi ja panete sinna juurde projekti ilmselt uuesti ei ole vaja panna, selle panite taotlusega, aga need arved ja maksedokumendid, et olete kinni maksnud ja saate siis selle toetuse osa sealt tagasi. Ja kõik need muud asjad, mis ekraanil on samamoodi abikõlblikud. Aga ainult sellisel juhul, kui nad käivad koos selle hoone ehitamisega. Et lihtsalt elektrivõimsuse suurendamiseks toetust ei saa, aga kui te ehitate hoone, siis saab. Nii mõned asjad on sellised ka, mida ei toetata. Ja mõned valdkonnad on sellised, mida ei toetata. Vaatame praegu need valdkonnad üle. Valdkondade üle peetakse arvestus sellise mõistega nagu EMPTA-kood, see on Eesti majandustegevuste klassifikaator. Seal on sadu ja sadu valdkondi väga detailselt ära kirjeldatud, mis valdkond miski on ja nendel on mingi kood pandud ka. Nende sadade valdkondade hulgas on mõned, mida sellest programmist, sellest toetusest ei saa toetada. No esimene on see, et põllumajandus, eks ole, põllumajandus, kalandus, metsandus, kuna see on töökohtade tekitamiseks väljaspool neid valdkondi. Ja toiduainete tootmine on selline trikikas koht, et paljud toiduained loetakse põllumajandustoodeteks reeglite järgi. No näiteks vorst, juust, kõik piimatooted, see on põllumajandustoode. Ja nende maaelu arengu või maaelu toetuste raames on öeldud, et põllumajandustooted selle toetuse raames toetada ei saa. Et kui see toiduaine on põllumajandustoode, te küsite toetust näiteks juustuvabriku tegemiseks kuhugi siia Kuressaare kõrvale, siis juustuvabriku tegemiseks toetust küsida ei saa. Nüüd, et kus ma tean, kas see toiduaine, kas PRIA loeb selle põllumajandustooteks või see toiduaine ei ole põllumajandustoode. No, kukekommid ei ole näiteks, aga suitsuvorst on. Selle jaoks on olemas selline, siin üleval paremal on kirjas ka lisa 1 nimekiri. See lisa 1, selle on keerulise nimega Euroopa Liidu ühinemislepingu lisa number 1. Kunagi väga ammu tehtud leping ja selle kõige esimene lisa ja seal on üles loetletud kõik asjad, mida tol hetkel ja siis seda on hiljem ka uuendatud, loetakse põllumajandustoodeteks. Ise on sealt väga raske midagi üles leida, seda sageli vaatama pidanud, minulgi on raskusi, seal tuleb mitu tabelit võrrelda. Lahendus 1, kui te ei tea, helistage maakondlikus arenduskeskusesse ehk Saare arenduskeskusesse ja paluge abi. Et mul selline toode, tahan siin tootma hakata Pirni siidrit, kas see Pirni siider on põllumajandustoode või ei ole, ehk on ta lisa 1 toode või ei ole. Arenduskeskuse inimesed teavad ja oskavad seda nimekirja uurida, vaatavad järgi ja kui nad hätta jäävad, helistavad PRIA-sse ja küsivad üle. Siin ei ole mõtet ise hakata võimlema, küsige abi. No alkohol, tubakas ei ole, abikõlblik hasartmängumaksud või hasartmängude korraldamine ja ei ole ka kinnisvara ja ehitus ja laondus ja veondus. Aga lõviosa kõikidest valdkondadest on täiesti toetatavad, nii et andke aga tuld. Mõned kulud on ka sellised, mida ei toetada. Üldjuhul saab siit programmist peaaegu kõigeks, mida ettevõttes vaja on, investeerida seda toetusraha. Välja arvatud kõik asjad, mis ma ütlesin, mis veerevad maa peal või roomikutega sõidavad, mis lendavad õhus, mis ujuvad vees. Ja seal on see erand rändkaupluses. Kasutatud seadmed Euroopa Liidu raha eest soetada ei saa, et Euroopa Liit nõuab, et tegeletaks uute asjadega, mis on tootlikumad
mis on kvaliteetsemad ja mis peavad kauem vastu, selleks seda toetust antaksegi. Et kui te tingimata peate just kasutatud seadme osta, siis see tuleks oma raha eest osta ja toetusega tuleks siis midagi muud vaadata. Sest niikuinii on investeeringuvajadus suurem kui see, mida te toetusega küsite. Ja kõik asjad, mis on kontoriga ja kontoritööga seotud, et see tuleb oma raha eest teha. Aga kõik, mis on tootmise või siis teenuse osutamisega seotud, et see on toetatav. Käibemaks ei ole abikõlblik, et kõik summad, millest me räägime, on ilma käibemaksuta summad. Jah. See on hästi konkreetne. Kas talule halumasina ja mobiilse saekaatri soetamine läheb metsanduse alla või on toetatav kulu? Talule halumasina soetamine on toetatav kulu, et seda ei loeta põllumajanduslikuks tegevuseks, küttepuude tegemine. Aga see teine seade, seal on see sõna mobiilne sees. Ja et saekaater on täiesti abikõlblik ja saekaatrid on märkimisväärsel hulgal selle toetuse raames käima pandud ka, aga need peavad olema statsionaarsed. Et sellele toetusele omal ajal on kirjutatud sisse reegel, et toetatavad seadmed peavad olema selle ettevõttele kuuluval kinnistul või ettevõttele kuuluvates hoonetes. Et sellised ratastel asjad, mida saab siia tänna viia, et need ei ole praegu abikõlblikud. Tulevikus loodame, et me saame selle reegli ümber teha. Praegu on ta niimoodi. Jah. Lihtsalt, et ei tekitaks praegu segadust, just enne seda sa rääkisid tegevusvaldkonna koodist, aga praegu küsimus on see, et kui talunik, need on see, et kas ta siis on osaühing, ta on talunik, EMTAK näitab tegevusvaldkonda, et kui ma tegelen põllumajandusega, see on okei, aga praegu oli küsimus selles, et kas ma saan halumasina. Jah, täiesti õige küsimus, et kui mul on talu ja ma hakkan nüüd küttepuid tegema, siis tegevus on küttepuude tegemine, et mis ma nende küttepuudega teen. Kui ma nendega hakkan oma talu ahjusid kütma, siis selleks toetust ei saa kasutada, sest talu, see on põllumajanduslik tootmine, tõenäoliselt vili või loomad, mis seal on. Ja kui ma hakkan seal ahju kütma, siis see on põllumajandusliku tootmise jaoks vajalik tegevus. Kui ma nüüd küttepuud ära müün, siis ma saan tulu küttepuude müügist ja seda toetatakse. Kohe räägin päikesepaneelide jutu siia samasse juurde ka ära. Hästi palju on küsitud päikesepaneele ja neid on PRIA-ga hästi palju toetanud. Seal on samasugune reegel nagu selle halumasinaga. Kui ma panen päikesepaneelid endale katusele, oma firma katusele, ja sealt saadud elektrienergia müün Eesti Energiale maha võrku ja saan sellest raha, siis see on majandustegevus, energia müümine. Ma saan raha selle eest, mu käive on elektrimüügi käive. Kui ma selle elektrienergia, mis ma sealt päikesepaneelidest saan, kasutan ära oma majapidamisest, siis nüüd sõltub. Kui ma kasutan selle lauda kütmiseks või valgustamiseks, siis seda ei toetata, sest see on loomakasvatuse toetamine. Kui ma seda kasutan näiteks kohviku kütmiseks või hotelli kütmiseks, siis seda toetatakse, sest see on mitte põllumajanduslik tegevusvaldkond ehk EMTAK-i järgi siis mingi muu asi. Ja, küsimus oli, et kas toetatakse ka selliseid seadmed, mis on toodetud väljaspool Euroopa Liitu, Ameerikas näiteks. Jah, vahet ei ole, kus need seadmed on toetatud, aga need peavad olema uued seadmed. Mul on 2 küsimust, võtame kohe. Võtame kohe kõik küsimused selle punkti juures. Harri küsib, toodame puidust mööblit ja selle tarbeks oleks ka uut tootmisseadet vaja. Ettevõtte EMTAK on aga 49411 ehk kaubavedu maanteel. Kas see on probleem? Kui tegevusvaldkond muutub projekti perioodi jooksul, kas siis on võimalus toetust taotleda? Ma kordan küsimuse üle, et transpordiettevõte soovib hakata
puidust mööblit tootma ja vajab selleks uusi seadmeid. See on täiesti abikõlblik. Transpordiettevõte tegeleb endiselt transporditeenuse osutamisega, tõesti, temal äriregistris on kirjutatud siis selle transporditeenuse EMTAK-i kood. Aga toetust ta tahab kasutada mingisuguse muu tegevuse jaoks, mis on nüüd puidud või mööbli tootmine. Ja PRIA tahab just teada seda, mis tegevusvaldkond see on, millega te tegelema hakkate. Ja kui see, millega te tegelema hakkate, ei ole transport, on puidust mööbli tegemine, siis see on täiesti okei. Ja teine küsimus Kristolt, kas majutusasutuse ehitamine on toetatud? Kas majutusasutuse ehitamine on toetatav? Jah, majutusasutuse ehitamine on toetatav sellisel juhul, kui sellega seoses ei teki juurde uusi voodikohti. Kuna eelmisel perioodil oli hästi palju toetusi, läks majutusasutuste, oli küsimusi veel? See kõlab kummaliselt, et majutusasutuse ehitamise juures toetatakse, kui voodikohti ei teki. Jaa, just, kohe räägin. Eelmisel perioodil oli hästi palju majutusasutusi, kes seda toetust said ja neid voodikohti tuli päris palju juurde ja Turismiettevõtete Liit samamoodi andis sisendi, et sellised, kui on 1-2 voodikohta kusagil või 4 voodikohta, et nendel ettevõtetel on väga raske võib-olla siis, kui läheb majanduses keerulisemaks, nagu pinnale jääda. Ja voodikohti nagu on, aga mida turismiettevõtjad ise ütlesid, et küsimus on sesoonsuses ehk hooajalisuses. Ja need voodikohad on täis ja pukitud võib-olla üle seal suvel ja parematel kuudel ja suhteliselt vähe on kliente talvekuudel, sügisel, kevadel. Mistõttu siis majutusasutuse hoonete ehitamine on abikõlblik küll, kui need hooned on ette nähtud selle teenuse rikastamiseks, laiendamiseks, uute teenuste juurde pakkumiseks. Et sellel perioodil hästi palju on küsitud näiteks konverentsiruumide ehitamiseks, lisahooned, kus saab konverentsiruume või konverentsiteenust pakkuda. On sellised biokohad, bioplatsid, väliköögid, spa-taolised asjad, kus ma võin mingit saunateenust osutada, basseine võib-olla juurde panna. Ehitamine on näiteks ka uue küttesüsteemi panemine majutusasutusele. Et kui mul siiani oli mingi 90-ndatel ehitatud ja elektriküttega ja jube elektrikulu läks, rahakulu sinna ja ma tahan nüüd maakütte panna oma hotellile, see on täiesti okei. Ma tahan katuse ära vahetada sellel hotellil, ma tahan sinna päikesepaneelid panna peale. Sellega ma tõstan oma konkurentsivõimet, võib-olla kulud vähenevad ja võib-olla teenus läheb paremaks, saan ka mõne inimese juurde võtta, see on okei. Aga uute tubade ehitamine või päris uue hotelli ja motelli ehitamine, kuhu siis tulevad uued voodikohad, seda ei toetata. Ja, küsimus oli, et kas saadi õigesti aru, et majutusasutuse puhul küttesüsteemi vahetamine on abikõlblik, aga tootmishoone puhul ei ole. Ei, ma ei ole niimoodi öelnud. Et küttesüsteemi vahetamine on igal juhul abikõlblik. Küttesüsteemi vahetamine on ka ehitamine. Et teil peab olema ehitusprojekt, ehitusluba või ehitisteatis, valla ehitusnõunikuga peab olema läbi räägitud. Ja kui see, jah, seal ei olegi mingisuguseid muid tingimusi. Täiesti abikõlblik. Nii, kas meil oli veel mõni küsimus? Siin on lihtsalt üle küsitud veel, et kas sain õigesti aru, et uue majutusasutuse ehitamine ei kuulu abikõlbliku kulu alla, aga koolituskeskus või muu taoline kuulu? Jaa, täiesti õigesti aru saadud, et päris uue motelli ehitamine, kuhu tulevad uued voodikohad, ei ole abikõlblik, aga olemasolevale motellile ja hotellile juurde ehitis, kus hakatakse koolitusteenust osutama või kus on koolitusruumid ja kus kedagi ööbima ei panda, on abikõlblik. Mida on küsitud või mida on toetatud? Tegelikult on kõige rohkem toetatud köögiblokkide
renoveerimist ja köögiplokkide juurde ehitamist olemasolevatele majutusasutustele praegu. Nii. Küsimus oli, et kui ma ostan uued seadmed, kas seadmetega kas operaatorite väljaõpe nende seadmete kasutamiseks on ka abikõlblik? Sellele toetusele on Euroopa Liidu poolt pandud selline pitsat juurde, et see on investeeringutoetus. Ja investeeringutoetus on ette nähtud mingite materiaalsete asjade või siis intellektuaalse omandi ostmiseks. Intellektuaalne omand on tarkvara näiteks nende seadmete juures. Aga kui hinnapakkumise sees on kohe koos seadmega ka see koolitamine? Jaa. Ma jään praegu hätta vastamisega PRIA asemel. Tegelikult on küll niimoodi loogiline, et ma saan selle seadme ju kasutusele võtta ainult sellisel juhul, kui need inimesed oskavad seda seadet kasutada. Nad oskavad käima panna ja tuksi ei keera seda. Et enamasti on tõesti ettevõtjad teinud niimoodi, et nad on saanud selle hinnapakkumise seadme peale tervikuna ja see sisaldab endas nii transpordiraha kui ka siis seda seadet ennast kui ka inimeste väljaõpet. Aga kui te hakkate tõesti nüüd taotlust esitama, siis küsige enne PRIA käest üle, et kas see on probleem, kui hinnapakkumises on eraldi rida operaatorite väljaõppe. Ma ei taha küll kellelegi mingit soovitusi siin praegu jagada, kuidas neid pabereid vormistada, aga kui nüüd sõltub seda, mida PRIA ütleb, et siis peate siis seda arvestama. Kui ma ise ostaksin mingisuguse seadme, siis ma tingimata nõuaksin, et inimesed õpetataks välja selle juures, aga ma tahaksin arvel näha ikkagi ainult ühte rida, et see on seade ja see sisaldab kõiki selle seadme käivitamiseks vajalikke kulutusi. Ja, täpselt, nii on. Jah, lähme siit edasi. Nüüd see toetuse suurus. Kõik ilmselt teavad juba, et see on 150 000 eurot, kuni 150 000 eurot. See on ilma käibemaksuta summa. Käibemaks ei ole abikõlblik. Ja toetuse osakaal siis mittepõllumajanduslikele ettevõtetele üldiselt ongi 40%. See on tüüpiliselt Eestis levinud selliste investeeringutoetuste toetusmäär. Aga põllumeestele selleks, et innustada ja julgustada neid mittepõllumajanduslikke asja kõrvale püsti panema, sinna töökohti looma, siis et motivatsioon oleks suurem, on see protsent praegu 50%. Nüüd oluline on teada, et see miinimum osakaal on ka olemas, et toetuse miinimummäär on 15%. See muutub oluliseks siis, kui teie investeering on väga suur. Ja see 150 000 selles toetuses, kui teil on näiteks 1,5 miljonit on projekt, ma ei tea, läheme natukene võib-olla suuremate numbrite juurde, planeerime suuremalt, siis kui teil 150 000 saate toetust sellele, siis see on 1,5 miljonist ainult 10%. Et sellisel juhul see taotlus läbi ei lähe, et see toetus peab olema vähemasti 15%, ehk nii suuri projekte ei saa. Umbes milline projekt on maksimum. Aga ülejäänud asjad teete niikuinii oma raha eest, ei pea ju projekti näitama seda. Mul on siin PRIA poolt veel mõned märkmed juurde pandud, ma veidikene piilun neid PRIA märkmeid ka. PRIA on siin riik toetust annab, siis on igal juhul riigiabi. Riigiabi on üks väga rangelt defineeritud asi või väga rangelt reguleeritud nähtus. Ja riigiabisid on väga erinevaid, aga üks nendest on selline avaramate võimalustega, see on vähese tähtsusega riigiabi.
ja seda võib üks ettevõte kasutada kuni 200 000 euro ulatuses 3 viimase aasta jooksul. Ehk kui te märtsikuus järgmisel aastal esitate selle taotluse, siis peaks olema niimoodi, et see, mida te raha küsite, pluss see, mida te juba kokku peaks jääma alla 200 000. Et see 3-aastane periood, see nihkub kogu aeg edasi. Ja kui te näiteks 18. aastal saite juba mingisuguse suure summa toetust riigi abina, siis praegu see on teil nagu arvel kirjas, aga aasta hiljem siis see unustatakse, see nagu aegub ja vaadatakse, palju te viimase 3 aasta jooksul olete saanud. Kui palju nüüd üks või teine ettevõte on saanud riigi abi, seda saab iga ettevõte ise järgi vaadata Rahandusministeeriumi koduleheküljelt. Seal on ka selline register, lööte oma ettevõtte koodi sinna sisse, saate vaadata. Kui ise ei oska, raamatupidaja vast oskab. Kui tema ka pole pidanud sellega tegelema, siis alati on võimalus pöörduda Saare arenduskeskuse poole. Nemad teavad seda, tunnevad seda asja, vaatavad teile kohe selle järgi. Ja teine punkt, mida Priia palus meelde tuletada, on see, et üks ettevõte saab ikkagi ainult 150 000 eurot toetust. Ja selles toetuse määruses, selle meetme määruses on kirjas, et konkurentsiseaduse mõistes üksteisega seotud ettevõtted, need loetakse, vaatan kohe siis üle, ühte kontserni kuuluvad ettevõtted või konkurentsiseaduse mõistes valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtted loetakse üheks ettevõtteks. No mis tähendab ühte kontserni kuuluvad? No siis ongi, kontsern on teada, eks. Omavahel seotud, esitavad ühise bilansi ja aasta aruande kontserni oma. Aga valitseva mõju kaudu, see tähendab seda, et kui üks ettevõte kas omaniku või eraisikute või osaluse kaudu saab oluliselt mõjutada teise ettevõtte tegevust, näiteks otsustada, keda me direktoriks valime või kuidas dividende maksame või mingid otsuseid mõjutada, siis need loetakse valitseva mõju kaudu seotud ettevõteteks. Jällegi see näide, mis ma ennem tõin, et kui mul on 2 firmat ja mina olen ainuomanik mõlemas firmas, siis mina ei otsustan, mida minu üks firma teeb ja mida minu teine firma teeb. Ja kui teise firmal on vaja, et esimene firma käituks nii, nagu vaja on, siis ma nii ka otsustan. See tähendab, need 2 firmat on omavahel valitseva mõju kaudu seotud. Ja sellised firmad saavad kampa peale kokku ikkagi ühele ettevõttele ette nähtud maksimaalse toetuse, ehk 150 000 eurot. Priia kontrollib seda, aga eks te ise teate. Tavaliselt ma ei ole kuulnud, et keegi oleks praegu kuritarvitanud seda võimalust. Üks küsimus on tulnud. Ikkagi veel see puhkemajanduse teenuse rikastamine. Kas toetatakse ujumiskoha, parkla, vaatlustorni ehitamist? Turismiteenuse rikastamise mõttes siis. Kas küsimus oli, et kas turismiettevõttes toetatakse ujumiskoha, vaatlustorni või parkla ehitamist? Infrastruktuuri investeeringud. Jaa. See on hea küsimus. Ma vastan küll sellele praegu kohe ära, aga ma soovitan igal juhul kirjutada Priiale e-mail ja küsida, et soovime mitmekesistamise toetust taodelda ja me soovime selle toetusega siis kas siis parklat või ujumistorni või ujumiskohta või vaatlustorni ehitada, kas see on abikõlblik. Nimelt määrus ütleb, et toetust saab kasutada ehitise ehitamiseks. Sellega on, seletuskiri ütleb, et selle all on mõeldud hoonet. Ja igasugune infrastruktuur on abikõlblik selle hoone juurde kuuluvana, aga mitte eraldi. Parkla puhul on küll niimoodi, et eraldi lihtsalt parkla ehitamiseks toetust ei saa, sest tekib küsimus, et kuidas see parkla ehitamine aitab siis töökohti juurde luua. Aga kui laiendatakse näiteks seda Montelli hotelli, pannakse sinna mingisugused väliatraktsioonid püsti, natukene juurdeehitist ja sellega seoses tehakse parkla või ujumiskoht korda või tuletõrje veevõtukoht,
siis see on okei. Nüüd siin on nüüd see nüanss, et toetatav on tõesti ehitise ehitamine. Ja kui te tõestate ära, et see on vältimatult vajalik ja selle tõttu tekib teil kõva käibekasv ja te saate võtta mõned inimesed sinna juurde, siis nüüd sõltub PRIA otsusest, kuidas PRIA seda tõlgendab. Selles suhtes ma ei ütle ei või jaa, küsige palun PRIA käest meili teel kirjalikult järgi, kuidas tema suhtub sellisesse taotlusesse. Aga üldine põhimõte on see, et toetatakse ikkagi hooneid, hoonete ehitamist, hoonete remonti, hooned, mis on ette nähtud teenuse osutamiseks või siis tootmistegevuseks. Nii, 200 000 siis 3 aasta jooksul, see on see piir ja toetuse maksimaalne suurus oli 150 000. Nüüd ma rääkisin natukene sellest, et mis on siis need seotud ettevõtted, slaidi peal on siin kirjas, et nad on valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtted ja see valitsev mõju oli siis see, et kui üks ettevõte saab mõjutada teise ettevõtte juhtorganite koosseisu või käsutada teise ettevõtte vara, läbi näiteks omanike. Nüüd läheme selle tehnilisema poole peale ja mis on tegelikult taotluse seisukohast olulisem. Siin vahele veel. Jah. On üks selline hästi üldine küsimus, aga ma pean seda siiski küsima. Jon Ender küsib, miks töökohtade loomiseks mõeldud toetust nimetatakse vähese tähtsusega riigi abiks? Missugune tegevus on siis veel tähtsam kui töökohtade loomine ja ettevõtluse arendamine? Ma olen täiesti nõus selle märkusega, et mis saab veel tähtsam olla kui töökohtade loomine ja ettevõtluse arendamine. Riigi abi on mõnes mõttes bürokraatlik väljend. Kõik see abi, mida riik osutab, seda loetakse riigi abiks. Ja riigi abil on hästi palju erinevaid liike, kas just hästi palju, aga mitmeid. Ja riigi abiks, kui on mingi suured summad, mida riik annab, näiteks on vaja ehitada riigi raha eest, mitte vaja ehitada, vaid on vaja aidata mõnel ettevõttel ehitada riigi raha eest mingi suur asi valmis. Näiteks lennujaam. Lennujaam on meil aktsiaselts ja tegelikult lennujaamal on vaja uued lennuruleerimisrajad, siis see on riigi abi, see on hästi suur summa ja selliste riigi abide jaoks tuleb küsida Euroopa Liidult luba, et riik võiks sekkuda ettevõtlusesse, ehk ta annab ühele lennundusettevõttele, annab raha, Estonian Air sai ju lennukite ostmiseks, eks ole, sellest oli igavene suur jama. Euroopa Liit ütles, et see ei ole õige, et makske see raha tagasi. Või näiteks on vaja mõnel ettevõttel, oletame kommivabrikul oleks vaja mingisugune juurdepääs kuhugi ehitada, mingi raudteejupp, et pääseks suhkrut sinna kommivabrikusse paremini vedama. Ja kommivabrikud on mitu Eestis ja ühele antakse, teisele ei anta ja kui me räägime juba miljonitest, siis selleks tuleks ka eraldi raha küsida. Või kui on vaja näiteks kultuuri edendamiseks mingi spetsiaalne raha, siis see on ka kultuuri edendamiseks mõeldud riigi abi. Ehk igasugune riigi abi on tegelikult ju mõeldud mingisugusele vähesele grupile ettevõtetele ja teised ei saa seda. See on nagu ebavõrdsus. Ja selle tõttu püütakse seda võimalikult vähe anda ja Euroopa Liit on tõmmanud kuhugi ühe sellise lati pannud paika ja ütleb, et kui riik aitab ettevõtet vähem kui 200 000 eest 3 aasta jooksul, siis seda loetakse nii väikeseks abiks, et see konkurentsi turul olulisel määral ei moonuta ja seda on nimetatud vähese tähtsusega riigi abiks ja sellise abi andmiseks Eesti riik ei pea eraldi luba küsima Brüsselist. Selle tõttu on siis tegemist vähese tähtsusega riigi abiga. Seda me saame sinna toetuse määruse puhul rakendada niimoodi, et ei pea eraldi paluma, et lubage meil seda teha. Aga kõik suuremad summad, need on eraldi riigiabi liigid ja nende jaoks tuleb eraldi Brüsselilt luba küsida enne, kui neid saab ettevõtetele toetusena jagada. Nii, aga ma olen nõus, et mis on siis veel olulisem kui töökohtade loomine ja ettevõtluse edendamine. Nii, nüüd kui hakatakse taotlust esitama, siis ehituse puhul kindlasti põhiprojekt ja hinnapakkumised. Üldjuhul on ehitus alati suuremahuline ja rohkem kui 5000 € maksev, et siis 3 võrreldavat
hinnapakkumist. Ma ei kuulnud. Tooge näide. Küsimus oli see, et kui ei ole võimalik võtta 3 hinnapakkumist. Ehituse puhul. Kui ole näiteks tootjaid. No see on mingi materjali tootja, siis mitte ehitusfirma. Betoonmoodulitest. Ja mõningatel juhtudel võib olla niimoodi, et on ainult üks tootja. Nüüd ehitussektoris ma kardan, et kui te panete kuulutuse üles või küsite neid pakkumisi, siis te saate ilmselt mitu siiski. Hoolimata sellest, et üks tootja pakub. Küll on aga näiteks selline võimalus, et mul on näiteks Canoni koopiamasin ja sinna on vaja mingisugust sellist Canoni, selle koopiamasina mingisugust lisamoodulit, mida ainult Canon toodabki. Et kus ma siis seda küsin. Aga neid vahendajaid võib olla päris palju. Reeglina on alati rohkem pakkujaid kui üks. Aga võib olla ka sellised juhtumid, et tõesti on niivõrd spetsiifiline asi, et on ainult üks, peate ära põhjendama. Jah. Aga see peab olema täiesti usutav ja veenev põhjendus. Teeme väikse pausiga vahele. Ma olin ajujahi selles žüriis ka kunagi ammu, kui see alustas ja siis seal tulid noored inimesed ja tulid oma ideedega. Mul on selline asi, et ma olen siin surfarite paradiisis käinud hästi palju, et mul oleks vaja tuulemõõtmismasinat. Ja ma panen sinna telefoni mikrofoni pistikusse, panen sellise väikse mehaanilise vidina, kus on propeller peal, panen selle üles ja ma kohe näen, kui palju tuul on. Ja siis, et maailmas mitte kusagil, mitte ühtegi sellist asja ei ole, et see on ainult, et investeerige. Ja siis enne kui poisid jõudsid selle ettekande ära lõpetada juba, keegi Skype'inestest oli seal kõrval, ta oli juba surfanud 20 sellist tootjat üle maailma. Alati kusagil keegi on. Ehitamise puhul ilmselt Austraaliast ei tellinud betoonplaate, aga seadmete puhul võib täitsa olla, et Austraaliast on odavam osta kui Soomest ja Eestist. Mis me oleme pannud tähele näiteks seadmete ostmise puhul ja teenuste ostmise puhul ka teiste meetmete raames. Mõni aasta tagasi oli ekspordi toetustega tegemist ja telliti erinevaid teenusi. Ja Soomest Rootsist oli odavam teenust osta kui Eestist. Ja kvaliteet pigem, kvaliteedi osas ei oska öelda, aga igal juhul ei olnud see kindlasti halvem nende kirjelduste järgi. Ja seadmete puhul ka tihtipeale on öeldud, siin just Kesk-Eestis rääkisime ettevõtjatega, üks ettevõtja küsis, et mul on sellist asja vaja, et siin Tartus müüakse, aga ma küll ei tea, et kuskil mujal müüdaks. Ja siis keegi teine ütles, et aga miks sa Lätist ei osta, et see on täpselt samad asjad poole odavamad. Aga ma ei teadnud lihtsalt. Et vastus sellele, et kas on tingimata vaja 3 pakkumist, jah, 3 pakkumist on vaja, aga kui neid ei ole kusagilt võtta, siis tuleb see ära põhjendada ja näidata, et tõesti ei olnud. Ja teine punkt on see, et te ei pea kasutama seda kõige odavama hinnaga pakkumist. Riia tahab näha, et te olete tööd teinud selleks, et saada majanduslikult kõige mõistlikum pakkumine kätte. Te olete vähemasti küsinud neid. Ja ka riigihangete seadus ütleb, et ei ole vaja võtta kõige odavamat asja, on vaja võtta majanduslikult kõige soodsam. See tähendab piltlikult seda, et kui ma ostan mingisuguse asja, millele on vaja pärast mitu aastat veel teenust saada ja koos teenusega võistes oleks võib-olla see asi palju kallim, kui ma ostaksin mõne teise asja, mis on kallim, mis nii palju teenust ei taha. Et pikas perspektiivis majanduslikult soodsam. Kui on alla 5000 euro, siis piisab ühest pakkumisest, aga see üks pakkumine peab kindlasti olemas olema. Nüüd ehituse puhul te ütlesite, et tahate seda betoonist elementidest ilmselt või täisbetoonist. Jah.
siis see pakkumine peab olema koostatud PRIA poolt ette antud pakkumise põhja peal. PRIA kodulehel peaaegu kõikide toetusmeetmete juures on öeldud, et kasutage ehitamiseks või ehituse pakkumiste küsimiseks seda Exceli põhjal vormistatud pakkumise vormi. See on päris mitu lehekülge pikk, aga ehitusfirmad, kes toetustega ehitatavaid asju teevad, nad juba teavad seda vormi ja oskavad seda täita. Ta tegelikult teeb enda elu ka lihtsamaks, see on hullult detailne. Seal on pulkadeks löödud kogu ehitamisega seotud teema, kõik tööd ja kõik materjalid. Ja PRIA-l on olemas võrdlushinnete või võrdlushindade andmebaas, kuna tal on seal tuhandeid ja tuhandeid projekte aastate jooksul läbi käinud. Ja nad on tellinud ka selle võrdluse sõltumatutelt hindajatelt. Ja nad vaatavad, et mis see pakkumises on kirjas ja mis see Eesti keskmine on, siis oskavad juba öelda, kas siin on nagu midagi viltu või ei ole. Ja endal on ka lihtne. Jah, palun. Küsimus küsib Kersti. Kas moodulmaja ehituse ja paigalduse puhul on vajalik ka 3 hinnapakkumist? Jaa, ehitustegevuse puhul on alati vajalik 3 hinnapakkumist. Ka moodulmaja ehitamise puhul on vajalik 3 hinnapakkumist. Et kui kasutatakse seda maksumaksja raha või riigi toetust, siis ikkagi vaadatakse seda, et see oleks mõistliku hinnaga ostetud ja see peab olema ka põhjendatud. Et need moodulmaju on ka ju seinast seina hindadega. Mõni maja on pigem väga luksuslik ja väga kallis, mõni on võib-olla nii odav, et ei tea, kas talvel üldse saabki seal näiteks veega asju sees käitada. See peab olema põhjendatud ja vastama sellele eesmärgile, milleks seda kasutatakse, ja see eesmärk peaks olema kindlasti kas tootmine või teenuse osutamine, ehk siis äri eesmärk. Jahimajaks tõenäoliselt ei saa seda toetust. Nii, taotlus esitatakse PRIA-le ja taotlus esitatakse elektroonselt PRIA kodulehekülje kaudu. Ja mida siis ootab PRIA või mida ootab riik vastu selle toetuse saajalt? Esiteks, et see, milleks seda toetust plaanitakse kasutada, et need seadmed või need hooned, need peavad siis selle 2 aasta jooksul, mis teil aega on selle projekti elluviimiseks, olema ostetud ja tööle pandud või ehitatud ja kasutusluba saadud. Ehituse puhul on see nõue, et kui te esitate selle viimase raha küsimise PRIA-le, et alguses te küsite taotlete üldse toetus, siis PRIA annab teile paberi kätte, et jah, me oleme teile määranud selle toetuse, siis te hakkate tegutsema ja siis iga nõks aja tagant küsite jällegi raha tagasi selle peale, mis te olete kulutanud. Ja nüüd, kui see viimane raha küsimine on, siis selleks ajaks teil peab olema hoonel kasutusluba registris. See on oluline. Eks ehitisregistris kasutusluba. PRIA kontrollib seda ilma teieta, et saab ise sinna ligi. Nüüd teiseks, 2 aastat on aega siis hoone püsti panna või need masinad tööle panna ja pärast seda, kui PRIA on teile selle viimase raha välja maksnud, siis 3 aastat on see kohustuslik aeg, kus need seadmed peavad seda tööd tegema, milleks nad osteti või see hoone peab seda funktsiooni kandma, milleks ta ehitati. Et seda ka kontrollitakse. No, aga ma ei tea ühtegi tegelikult ei teagi ühtegi sellist juhtumit, kus asi on ellu viidud ja siis kohe on pidurid tõmmatud nii pea, kui see 3 aastat on kukkunud. Ettevõtjad on ikkagi nagu pika perspektiiviga ja äri on äri, see peaks kestma jääma. Nüüd töötajate arv. Alustasime sellest, et see toetusmeede on ette nähtud uute töökohtade tekitamiseks. Ja siin on need reeglid, et see töötajate arv, mis teil oli taotluse esitamisele eelneva kuu viimasel päeval töötajate registris. Et see töötajate arv, nüüd ma küll vabandan. Peab säilima. Siin on, ma kohe räägin siia jutud juurde ka, et pärast mitte tagasi tulla. Siin on nüüd need nüansid, et oletame, et
tegelengi maasika kasvatamisega, mul on maasika kasvatamise talu ja suvel on 30 inimest seal vagude vahel neid maasikaid korjamas. Ja kui ma nüüd taotluse esitaksin näiteks seal kuskil juulikuus ja mul on juunikuus seal 30 inimest, siis paraku nende reeglite järgi on, et ma peaksin need 30 inimest siis pidevalt tööl hoidma järgmise 3 aasta jooksul. See on natukene selline bürokraatlik nüanss, mis ei ole väga õige, et püüame sellega korda saada. Aga õnneks järgmine taotlusvoor on märtsis. Ja siis Priia, te peate kirjutama sinna taotlusesse, et kui palju teil oli seal viimasel päeval veebruarikuus neid töötajaid, et see arv peab siis säilima. Nii kaua, kuni te projekti ellu viite ja 3 aastat veel tagantjärgi ka. Ja siis uued töökohad, mida te luua lubate, need peaksid olema loodud vähemasti mitte hiljem kui aasta pärast viimast raha saamist Priialt. No reeglina need tavaliselt tekivad varem. Pannakse see töökoda tööle või see juuksuri töökoda või see puidutöökoda seal ja inimesed tulevad tööle siis, kui vaja on, need uued inimesed ja jäävadki tööle. Aga need uued inimesed peavad ka jääma tööle vähemasti 3 aastaks. No mitte need Jüri ja Mari, aga nii mitu inimest, nagu te lubasite luua, nii palju inimest peavad olema töölepingutega vähemasti 3 aastat pärast viimast raha saamist Priialt. Et sellega võib olla raskusi. Pärast kohe vaatame, milles need raskused seisnevad. Ja Priial on kohustus kontrollida mõlemit seda asja. Esiteks, kas see objekt on töös, kas saekaater töötab ja kas töötajate registris on inimesed arvele võetud või 3 aastat hiljem siis küsib töötajate registris, mitu inimest ettevõttes tööl on. Mis siis saab, kui ma lubasin luua 10 töökohta, aga ei loonud? Sellel toetusmeetmel on kirjas, et selle eesmärk on tekitada juurde või luua eeldused, et maale tekiksid juurde uued töökohad. Aga ei ole kirjutatud kohustust, et iga ettevõte, kes taotlus esitab, peab tingimata töökoha või mitu töökohta looma. Taotlused esitatakse kõik korraga, vooruliselt ja taotlused lähevad kõik koos hindamisse. Priia arvutisüsteem hindab need seal ära. Ja need, kes loovad rohkem, need, kes lubavad luua rohkem töökohti, need jõuavad seal pingereas kõrgemale positsioonile. Ja kui meil taotlusi on hästi palju, aga raha jätkub mitte kõigile, siis kõrgemad positsioonid tõenäoliselt saavad suurema tõenäosusega selle toetuse ja alumised ei pruugi saada. Et selles mõttes on hea lubada rohkem töökohti. Teisest küljest, kui ma nüüd lubasin midagi ja kui ma seda ei täitnud, seda lubadust, aga ma sain raha toetuseks ainult selle tõttu, et ma bluffisin, et ma lubasin midagi, siis Euroopa Liidu rahadega on see, et kui te saite raha millegi lubamise eest, siis te peate oma lubaduse täitma või maksate raha tagasi. Minu soovitus on see, et istuge oma raamatupidajaga koos laua taha, rehkendage läbi. Hetkel oleme siin, meil on käive nii palju, meil ettevõte on nii suur, nagu ta on, me tahame investeerida sinna mingi 200 000 näiteks, me küsime sealt 80 000 toetuseks, paneme sellised seadmed püsti, käive kasvab meil umbes nii palju, vaba raha jääb umbes nii palju, mitmele töötajale me tegelikkuses suudame palka maksta, ilma et me ise miinusesse jookseks. Et sinna taotlusesse tasub panna ainult realistlikud lubadused, mitte bluffida, mitte mingil juhul bluffida. See, kui te ühtegi töökohta ei loo, see ei tähenda, et te ei või toetust küsida, võite küll. Ja kui raha jätkub, saate ka. Aga kui te bluffite ja pärast seda ei täida seda bluffi, võt siis on probleemid. Palun, Margit?
see võib olla täpselt selle perioodi lõpphetk, kuidas ma siis jään pean tundma, kas ma siis gruppi või kuidas ma oleks pidanud pandeemiatesse nägema. See on hea küsimus. Küsimus saalist oli, et kui ma siiras usus kirjutan oma äriplaani kokku ja näen ette, et ma võin, et tõenäoliselt ma suudan äri kasvatada ja suudan nii mitu töökohta luua, aga midagi juhtub 3 aasta pärast. Näiteks pandeemia tõttu majandus variseb kokku ja ma ei ole võimeline neid töökohti pidama ja mul ei ole neid siis, et mis siis saab? Vastus koosneb 3 osast. Kehtima jääb ikkagi see reegel, et kui te saite toetuse midagi lubades ja kui te poleks seda lubanud, sellisel juhul te ei oleks seda toetust saanud, oleksite pingereas nii madalale jäänud, et teieni ei oleks seda raha jätkunud, siis on suur tõenäosus, et küsitakse see raha tagasi. Nüüd vastuse teine osa on see, et PRIA-l on alati kaalutlusõigus. Et ta peab kaalutlema asjaolusid, kas see toetuse tagasiküsimine, kas sellel on seaduslik alus olemas, siis tuleb kindlasti küsida. Teiseks, kas see tagasiküsimine võib teha midagi hullemat kahju kui tagasiküsimata jätmine. Ja seal on veel mitmed aspekti, mida ta selle juures peab kaalutlema, aga tal on õigus see kaalutlusotsus teha. Ja 3. aspekt on see, et pandeemiaga seoses need ettevõtted, kes 2-3 aastat tagasi küsisid toetust ja keegi ei teadnudki sellise viiruse olemasolust ja keegi ei uskunud, et selline asi maailmas juhtuda võib. Oma kõige parima teadmise järgi hakkasid oma projekte ellu viima või ettevõtet arendama, kasvatama. Ja nüüd on sisuliselt probleemi ees või ütlemegi, et peavad inimesed lahti laskma ja nad ei suuda neid inimesi tööl hoida, sest raha ei ole nendest palka maksta. Siis nende ettevõtete jaoks Euroopa Liit lubas teha määrustes muudatuse ja Eesti riik selle muudatusega tegi. Ehk need ettevõtted ei pea, kes siiani on toetuse juba kätte saanud ja said seda hetkel, kui sellest pandeemiast veel midagi ei teatud, nemad ei pea neid töökohti säilitama. Aga need ettevõtted, kes alles hakkavad toetust küsima ja teavad sellise ohu võimalikkusest, nendel ikkagi see reegel kehtib. Et olgem pigem realistid, lubagem vähem, aga tehkem rohkem. Kui teil ei ole töölepinguga töötajad tööl, siis teil ei ole töötajaga töölepingut või töölepinguga töötajat, see on täitmata, siis ei ole lubadus täidetud. No aga kui kaua te otsite? No see on jällegi selline PRIA kaalutluskoht, et kui te siis seletate ära, et mul oli 2 aastat oli inimene, aga läks dekreeti praegu ja ma pole uut inimest saanud ja ei ole koha peal meil siin kedagi, aga ma kindlasti saan. Eks siis PRIA annab teile tõenäoliselt mingi aja, et teedki oma kohustus ära. Et muidugi on sellised hetki, kus inimene lahkub või juhtub midagi, siis tekivad sellised pausid, aga see töökoht tuleb täita. Sest kogu see raha, kogu see toetus on ette nähtud selleks, et maale tekiks juurde uusi töökohti väljaspool põllumajandust. Nüüd ei ole mõtet selle raha jagamisel. Nii, ehk siis vastus sellele, et mis siis juhtub, kui ma neid töökohti ei täida, et 3 osas. Esiteks, kui ma midagi lubasin, siis see tuleb täita või kui ma oleksin väiksema lubaduse juures rahast ilma jäänud, siis küsitakse mul see raha tagasi. Teiseks on see, et PRIA-l on kaalutlusõigus ja ta võtab asjaolusid arvesse ja jälgib selle juures ka reegleid ja see on selline pikem protsess, mis siis tuleb läbi elada, läbi teha. Ja 3, et kui tulevad sellised pandeemilised olukorrad nagu praegu, siis on võimalik, et Euroopa Komisjon annab loa nendest reeglitest üle sõita, nii nagu ta käesoleval aastal andis ja seni toetust saanud ettevõtetel selles programmis ei ole vaja seda kohustust täita.
aga uued taotlused, kui me juba teame sellise ohu reaalsest võimalikkusest, siis tuleb oma äriplaanides selle riskiga arvestada. Nii, mis on sagedamad probleemid olnud taotlemisel? No kõige rohkem ongi see, et ei ole hinnapakkumise võetud asjade peale. No mõeldud, et no mis see on, siin on siuke pisikene asi, mingi 700 eurot maksab, et ei hakka võtma selle, et ostan sealt kusagilt ära sealt K-Raudast. Kõigi asjade peale, mida tahetakse toetusega osta, ükskõik kui palju nad maksavad, peab olema võetud hinnapakkumine ja kui see asi on või ese või see töö või teenus on üle 5000 euro, siis peab olema 3 hinnapakkumist. Kui on selline tööriistseade või ehitis, mida suudab või oskab valmistada või ehitada ainult üks ettevõte maailmas, no siis tuleb sellelt ühelt ettevõttelt see pakkumine võtta ja PRIA-le mustvalgel ära tõestada, et maailmas ei ole ühtegi teist ettevõtet, kes sarnase töö, sarnase tulemusega toote või teenuse jaoks suudab midagi analoogilist pakkuda. Jah? Kas sobib ka veebilehelt välja prinditud hinnapakkumine? Veebilehelt saadud hinnapakkumine? See tuleks nüüd PRIA käest üle küsida, sest mina ei oska öelda seda, mida PRIA loeb õigeks ja korrektseks. Et mõningatel puhkudel on jah võimalik võtta võrdlevad hinnapakkumised, kui ma ostan seda poest, et ma võtan näiteks K-Raudast ja võtan ehituse ABC-st ja võtan sealt veel, ma ei tea, mis asjad seal veel on, mingid ehitusfirmade pood, ehitusmaterjalide pood, ja näitan ära, et keskmine hind ongi umbes selline ja ma valin siit selle odavama tõenäoliselt. Aga kas sobib veebilehelt võetud hinnapakkumine või võrdlushind? Küsige kindlasti kirjalikult e-maili teel PRIA käest ennem üle. Kui nad ütlevad, sobib, tehke nii. Kui ütlevad, et ei sobi, võtke korralik pakkumine. Nii, pakkumised. Siis teiseks, ehituse puhul pole kasutatud PRIA poolt ette antud vormi. See on tõsine puudus. PRIA nõuab, et ehituse puhul tuleb kasutada nende poolt ette antud ehituspakkumise vormi. See on kättesaadav PRIA kodulehel selle toetuse kirjelduse juures ja võite ka lihtsalt küsida, et kus ma seda saan. Ja kui ise ei oska leida, siis Saare Arenduskeskus teab, kus kohas PRIA koduleheküljel materjalid asuvad, saab teid aidata. Siis on sellised nukravõitu lood. Päris igal aastal juhtub sellist lugu, püüa siia kaamera eest mitte ära minna. Et räägin teile ühe loo, mis eelmine aasta juhtus. Minu meelest oli Pärnumaal vist oli ettevõtja ja oli selline pereettevõte ja nendel oli kohvik ja nad tahtsid seal laiendada seda köögiplokki vist teha ja siis nad tahtsid veel katusele panna päikesepaneelid. Tahtsid mingid seadmed osta ja päikesepaneelid katusele ja viia see nii palju kui võimalik siis kohviku poolt kasutatav elekter päikesetoitele või päikeseenergiale üle. See on täiesti okei. Ja kus nüüd probleem oli? Üks probleem on see, et PRIA rakendab seda toetust voorulisena. Et on suhteliselt väike ajaaken, 2 nädalat, mille jooksul saab taotlusi esitada. Ja inimlik iseloom kõigil on ju see, et kui see tähtaeg tuleb, siis tegeleme ja aega veel on, et mitu päeva veel, et eelviimasel päeval siis vajutan lõpuks sellele nupule, et saada ära. Nendel küll hakkas see töö varem peale, aga neil see saatmise hetke sinna 3 päeva enne seda viimast hetke. Ja kui nad täitsid PRIA kodulehel taotluse vormi kõik ära, siis nad jõudsid selle kinnistu tunnusteni ja kirjutasid sinna aadressi, et milline selle kinnistu aadress on, kus kohas nende kohvik asub, kus nad tahavad need päikesepaneele katusele panna. Ja siis tuli punane kiri, et sellist kinnistut, et taotleja nimel ei ole sellist kinnistut. Üks omanikest oli üks naisterahvas, kellega me pärast veel rääkisime, et ta oli hästi kurb ja pettunud ja see, mis toimub. Aga toimus see, et ehitamise puhul peab see kinnistu või see hoone kuuluma taotlejale, aga taotleja oli see osaühing,
kes seda kohvikut pidas, mitte see abielupaar, kellele see osaühing kuulus. Nimelt kinnistu kuulus abielupaarile, õigemini ühele nendest. Ja PRIA seisukohast osaühingul kinnistut ei olnud ja ehitustegevuse jaoks toetust ei anta sellisel juhul. Kui ma nüüd ostan mingisugused seadmed, ostan treipingi või juuksuritoolid või mingi veterinaari sisustuse sinna kabinetti, siis mul on vaja näidata PRIA-le ette rendileping, kus on need ruumid, kus on näidatud, et ma võin neid ruume rendilepingu alusel kasutada vähemasti 5 aastat. No, või 3 aastat pärast viimase selle makse saamist. Ehituse puhul rendilepingust ei piisa. Ehituse puhul on vaja, et see kinnistu kuuluks sellele osaühingule, kes toetust küsib, või peab selle kinnistu kasuks olema seatud hoonestusõigus notariaalselt. No me saime sellega kõigega peaaegu ühele poole, ettevõtja sai aru, mis tal on tegemata jäänud, aga tal ei õnnestunud selle 3 päeva jooksul saada ühtegi notarit, kes oleks olnud valmis selle hoonestusõiguse lepingu vormistama. Viimane päev vist oli, kardan pühapäeva õhtu ka seal veel. Ja jäigi toetus saamata. Ja siis ta ütles, aga see ei ole ju ehitamine. Mul oli vaja ainult päikese poolt selle katuse küljele panna need neetud paneelid. Et no mis ehitamine see on? Aga ehitusseadus ütleb, et kõik kütteseadmed ja päiksepaneelid loetakse ka kütteseadmeteks. Kütteseadmete paigaldamine on ehitustegevus ja ehitustegevuse puhul peab olema lisaks sellele, et PRIA nõuab, et sul peab olema see hoonestusõigus või kuuluma sulle see hoone, peab olema ka põhiprojekt ja ehitusluba või ehitisteatis. Kui on kasutusvaldusleping, Küsimus oli see, et kui ettevõtte nimel on tehtud kasutusvalduse leping, et kas see on piisav PRIA silmis? Ma jään selle vastuse võlgu. Minu teada peab olema hoonestusõigus seatud, et te peaksite kirjutama PRIA-le e-maili küsima, et kui ma tahan toetust, mitmekesistamise toetust ja mul on kasutusvalduse leping selle hoone kohta või kinnistu kohta, et kas see on piisav? Et küsige kindlasti e-maili teel kirjalikult üle ja saate kirjaliku vastuse ja siis olete nagu 2 jalaga maas kindlalt. Ma ei tea sellele vastust praegu. Mis küsimus oli veebis? Küsimus minu meelest küll vastatud, aga kordame siis üle. Kinnistu ei ole firma nimel, vaid on pikaajalisel rendil eraisikult, kas see on okei? Küsimus Zoomist oli, et kui kinnistu ei ole ettevõtte nimel, aga pikaajalisel rendilepingul. Nüüd on küsimus minu poolt, et kas toetus soovitakse millegi ehitamiseks või mingi seadme ostmiseks. Kui toetus soovitakse mingi seadme ostmiseks, Kui toetus soovitakse mingi seadme ostmiseks, siis rendilepingust piisab. Et siis ma saan selle hakkemasina sinna kinnistule panna või saan selle saekaatri sinna panna. Kui toetus soovitakse mingiks ehitamiseks, mingi asja ehitamiseks, siis rendilepingust ei piisa. Siis on vaja, et see kinnistu oleks kas selle osaühingu nimel, kes toetust küsib, või sellele osaühingu kasuks on seatud hoonestusõigus. Teile tegelikult sama küsimus, täiendatud kujul, et kas renoveerimise, täiendamise, paneelide paigaldamise ja muu sarnase puhul piisab rendilepingust. Ehitustegevus renoveerimiseks. Paneelide paigaldamise puhul ei piisa, kuna see on ehitustegevus ja renoveerimise puhul ma hetkel jään vastuse võlgu, aga ma ei vasta sellele küsimusele praegu, ma vastan pärast kirjalikult. Ma küsin PRIA käest selle üle. Kas renoveerimise puhul piisab rendilepingust või peab olema ka hoonestusõigus? Jah, hea küsimus. Kui need päikesepaneelid ei katusele maja kõrvale, kas siis peab olema
Ja, päikesepaneelide paigaldamine maapinnale. See päikesepaneelid maapinnal on tegelikult rajatis ehitusseaduse järgi. See on selline ehitise liik, mis ei ole hoone ajaks katuseseinadega kohtkindlalt maa külge kinni pandud. Päikesepaneelid on lihtsalt maale pandud, aga kohtkindlalt, see on rajatis. Ja seda loetakse ehitamiseks. Ja ehitamise puhul on vajalik, esiteks teil on vaja ikkagi põhiprojekt, ehitusluba, ehitusnõunikuga peate olema kõik läbi rääkinud. Ja teil peab olema siis maaomanikuga kokku lepitud, et te võite neid paneele sinna panna ja see kokkulepe on siis selline, kas te olete ise maaomanik või maaomanik on siis sellele ettevõttele teinud hoonestusõiguse. Et päikesepaneelide ehitamiseks, paigaldamiseks võeti hästi palju toetust eelmisel aastal, siis kui Eesti Energia veel maksis dotatsiooni päikeseenergia müügi eest ja paljud ettevõtted kasutasid selle võimaluse ära, panid need 200 kilovatiseid päikeseparke püsti. No need on poole hektari suuruse pinnad tavaliselt kuskil põllumaa ääres üldjuhul pandi. Ja need olid kõik ehitamised ja seal on üsna kindlad reeglid, kuidas need püsti pannakse. See projekt on ka kindlate reeglitega ja ilma projektita neid teha ei tohi ja ilma ehitusloata neid ka teha ei tohi. Ja peale selle peab veel olema siis ka kokkulepe Eesti Energiaga, kes selle energia teilt ära ostab, et oleks näha, et te tõesti raha ka saate selle energia müügi eest. Aga neid projekte oli tõesti palju ja neid saad ka kõik toetust, sest seal ei olnud midagi keerulist. No need olid nüüd sellised projektid, kus tõesti töökohti eriti ei tekkinud. Et seal eriti ei lubatudki, et nad jäidki pingereas suhteliselt alla, aga kuna need taotlusi oli ainult natukene rohkem kui eelarvet, siis enamusest need toetust ka said. Sellel aastal Eesti Energia enam dotatsiooni ei maksa. Õigemini vist aasta lõpuni maksab vist nendele uutele projektidele, paneelidele, mis on kuni 50 kilovatised ehk väiketootjate omad järgmisest aastast üldse enam ei ole. Ja kui te tahate siis Eesti Energiale seda päikeseenergiat müüa, siis peate osalema vähempakkumise konkurssidel. Eesti Energia võtab siis neilt pikaajalise dotatsioonilepingu järgi, kes kõik odavamalt neile seda pakuvad. Üks küsimus veel, kas päikesepaneelide juurde alajaama ehitamine on ka toetatud? Kui see alajaam läheb teie bilanssi, aga minu teada Eesti Energia ei anna alajaamasid ettevõtja bilanssi, et need jäävad Eesti Energiale. Et üks reegel selle toetuse juures on see, et kui te liisite näiteks midagi või kui te midagi ostate, siis need asjad peavad lõpuks teie omaks saama, teie firma omaks. Liisingu puhul on ka, et võib ka seadmeid liisinguga osta, see on siis kapitalirent. Ja nii kaua, kuni te ei ole veel kõike raha ära maksnud pangale, nii kaua on see liisingu ese panga oma. Aga toetuse reeglite järgi selleks kui PRIA viimase raha teile välja maksab, siis selleks hetkeks te peate olema panga ees kõik oma võlgnevused ära lõpetanud ja see asi peab olema teie bilansist teie oma. Kui te nüüd ehitate päris oma alajaama, siis tõenäoliselt see on toetatav, aga kui see on Eesti Energia oma, siis mitte. Seal on küll see võimalus, et toetatav on, siin oli toetatavate kulude juures oli see võimsuse suurendamine või võimsuse juurdeostmine, amperaaži juurdeostmine. Eesti Energia tavaliselt paneb selle alajaama raha, selle amperaaži juurdeostmise raha sisse. Et kui Eesti Energia esitab teile sellise arve, et see on selle amperaaži juurdeostmise arve ja selle eest veetakse teile juhe, pannakse ühendused ja tekitatakse alajaam, siis on okei. Nii, jah. Küsimus saalist oli, et kas väikevahendid, mille kasulik kasutusiga jääb alla 3 aasta, et kas need on toetatavad? Ei, need ei ole toetatavad.
et see toetus on juba Euroopa Liidu reeglitega paika pandud niimoodi, et on ette nähtud seadmete ostmiseks, nii-öelda põhivahendite ostmiseks. See ei ole küll niimoodi defineeritud, et nad oleksid põhivahendid, sest igas riigis on need natukene erinevalt. Aga PRIA jälgib seda nii, et kui ta nüüd küsitab mingisuguse seadme ostmiseks raha, siis ta tahab 5 aasta pärast näha, et see seade on endiselt veel töös. Et mitte ainult ta ei ole olemas, vaid temaga tehakse tööd ja ta on sellises korras, et kannatab tööd teha. Et, no siin on ja siis on üldjuhul ju masinad, seadmed peaksid pidama 5 aastat vastu. Vene ajal oli niimoodi, et selle nõudepesumasinaid ei olnud ja teise masina kasulik tööiga, eeldatav kasulik tööiga oli 8 aastat. Tänapäeval ju kõik vahetavad ikkagi mingi 5 aasta pärast välja kõik tootmisseadmed, sest nad amortiseeruvad nii kiiresti. Et siin peetakse ka loomulikuks, et 5 aastat peaks see asi vastu pidama. Ja kui ta nüüd peab vähem vastu, siis te peate PRIAga kokku leppima, et mis nüüd saab, et masin läks õhtule. Siis peate asendama selle uuega, samasugusega. Igal juhul see masin peab olemas olema ja peab tööd tegema. Et siin on kummivahetusfirmad või remondifirmad, garaažid on küsinud ka, et meil oleks hirmus palju asju vaja. Seal oli vaja rehvivahetuspinki, tasakaalustuspinki, oli vaja testrit, oli vaja, siis oli vaja tõmmitsaid, siis oli vaja kruvikeerajaid, siis oli vaja padrunvõtmete komplekti ja siis oli vaja veel ühte ja teist. Ühesõnaga täiskomplekt, mis garaažis on. Ja siis me ka olime sunnitud ütlema, et kõik need asjad, mis teil peavad selle 5 aasta pärast veel töös olema, et need on abikõlblikud. Nad tahtsid neid tinaplönne ka, mis sinna veel velgedele pannakse tasakaalustamiseks. Kulumaterjal ei ole abikõlblik ja need asjad, mis raamatupidamise siseeskirja järgi loetakse väikevahendiks või mille kasulik tööiga jääb siis alla selle oodatava aja, mis üldjuhul nagu aasta jooksul niikuinii kuluks kantaks, siis need ei ole toetatavad. Aga ma ütlesin praegu hästi pehmelt, et sellised asjad, mis kiiresti ära kuluvad, ei ole toetatavad. PRIA on selles suhtes palju rangem. Üldiselt ikkagi PRIA toetab suuremaid seadmeid, pikema kasutuse ajaga seadmeid ja kui on vähegi kahtlus, et see on selline lühiajaline kasutus, siis seda ei toetata. Küsimus on. Liili küsib, kas vajalik ehitusluba teatis, kui turismitalust taastatakse üks osa majast, ehitatakse uuesti vana leheahi ja renoveeritakse ruumi. Et kas siis on vaja kasutusluba või kasutusteatist? See küsimus tuleks esitada valla ehitusnõunikule. Ja igasuguse ehituse puhul, isegi kui te tahate sinna kuhugi jõe äärde mingisugust väikest platvormikest panna laua ja toolikesega, mis on kohtkindlalt maa külge kinni pandud, igal juhul tuleks valla ehitusnõunikuga rääkida. Seal on palju piiranguid ja reegleid, millega tuleb arvestada. Ja ehitusnõunik võib mõnikord öelda, et selle jaoks meil piisab ehitisteatisest, aga võib öelda ka, et see tuleb teha ehitusloaga. Et nii nagu ehitusnõunik ütleb, nii nagu vald nõuab, nii saab ka olema, PRIA sellest lähtub. Aga see küsimus seal oli, et seal oli vaja juurde ehitist teha ja siis oli küttekolded vaja vahetada. Küttekollete puhul on ka projekti vaja ja küttekollete ehitamisel igal juhul tuleb asi ette näidatagi. Seal võib olla isegi vaja see, et on vaja Päästeametilt luba küsida. Nii, lähme edasi. Olidki siis 3 peamist vajakajäämist, mille tõttu taotlused on mittevastavaks tunnistatud, ehk nad ei pääsegi kuhugi edasi. Hinnapakkumised, siis need omandisuhted on omandi nimel, on omaniku nimel, mitte ettevõtte nimel, või siis puudub rendileping nende ruumide omanikuga, kuhu ma need seadmed tahan panna. Nüüd kurvem lugu, seda küll tuleb harva ette, aga tuleb, on see, et asjad pole läbi mõeldud, kui hakatakse raha kulutama. Ja tihtipeale just nimelt väiksemate ettevõtetega me näeme seda, et kui mul on seal mingi 20 000 käive aastas,
1500 kuus ainult ja ma küsin ja tahan teha 100-200 000-lise investeeringu, küsin selleks toetust. Ma ise panen 100 ja küsin veel mingisugune 50 000 sinna juurde, 60 000. Et ei ole läbi mõeldud seda, et kas see käive ikkagi tuleb nii suur, et mul hakkab seda raha nii palju tagasi tulema sealt, et mul tekib üldse vabu vahendeid, et see oma osalus kinni maksta. Või et kas see asi üldse ära tasub, kui ma ütlen, mis aja jooksul see investeering ära tasub, kui ma teen seal 150, teen 200 000-lise seadme, ostan endale. Ükskõik, kas riik maksab osa kinni või ei maksa, ikkagi see asi maksab 200 000. Et mitu aastat kulub, enne kui ma kasumina selle raha tagasi saan. Äkki võib-olla ei olegi mõtet nii kallist seadet osta, äkki võiks väiksema investeeringuga tegeleda. Siis teine suur probleem on see, et tihtipeale loodetakse, et käibevahenditest maksangi selle seadme kinni 2 aasta jooksul. Aga kui ei ole mõeldud, kus seda käivet tuleb, siis seda käivet üldjuhul ei tule. Ja siis ei teki ka neid käibevahendeid. Ja me oleme näinud päris palju, eriti just nende 1-2 inimese väikesed firmakesed, kellel võib-olla ei ole seda kogemust olnud, seda äri veel nii pikalt ajada. Neil jääbki see seade välja ostmata tegelikult ja toetus jääbki kasutamata. Võib-olla ammustati liiga suur amps. Ja soovitus on kindlasti, et mõelge need finantsprognoosid läbi. Siin on kõik on ettevõtjad, kõik on rahadega harjunud ringi käima, kõik teavad, et rahu tuleb planeerida ja võimaluse korra vähem kulutada, kui saab ja rohkem sisse tuua. Aga selline väike näpuharjutus koos raamatupidajaga ühes Exceli tabelis, et planeeriks järgmise 3 aasta peale oma kulud ära, planeeriks kulud ka ära, vaataks, kui palju mul jääb raha üldse palkade maksmiseks ja siis ütleks, mitmele inimesele ma reaalselt ilmselt võiksin palka maksta. Mul praegu on nii mitu inimest mul üldse juurde võib võtta. Ja teine asi on kassavood või rahavood. Et kui palju mul siis iga kuu lõpus nagu raha üle jääb, et kas ma saan sellest kõik need plaanitud asjad osta ja selle ehitise kulud kinni maksta või ma pean kusagilt laenu võtma. Kui palju ma siis pean laenu võtma ja kuidas ma selle laenu tagasi maksan. Ja kui te laenu võtate, siis see laen peab muidugi bilansis ka kajastama. Ehk umbes 20% ettevõtetest esimeses taotlusvoorus katkestas või ei alustanudki oma seda projekti elluviimist. Ja kõige suurem põhjus oligi see, et hinnati oma võimeid üle, ei olnud mitte mingisugust rehkendust tehtud. Kui me küsisime, et kas te plaanisite ka, et millal te siis müük hakkab kasvama, et ei, et nad plaanisid, kui palju see asi maksabki. Ja tundus ahvatlev olevat see ära osta. Et 20% tõesti ei alustanudki, viimastes voorudes on see number olnud väiksem, aga alati on olnud neid ettevõtteid, kes hiljem saavad aru, et tegelikult seda käivet nii suurt ei tulnudki, millest üldse seda raha tekitada. Ehk siis rahavoodi võimaldab plaanitud kulutusi teha ja või siis müügitulu ja kasum on liiga väikesed, et seda palgakulu katta, mis oli plaanitud. Ja lahendus on see, et teha need finantsprognoosid ära. Et kui te nüüd paneksite ennast ise, unustame selle toetuse ära. Mängult teeme niimoodi, et toetusest ei räägi hetkel ja oma küla mees tuleb ja küsib teilt, et andke mulle palun 150 000 raha, et mul on siin väga hea mõte, et ma paneks mingisuguse äri käima. No siin teine äri käib, aga nüüd ma teeks selle kõrvale. Mul endal siin eriti ei ole. Et kas need on need küsimused, mida te küsiksite selle oma küla mehe käest või naisterahva käest, enne kui te 150 000 talle üle kannaksite? Mina küll küsiks. Et sa küsid, sa tahad minu käest praegu 150 000 raha saada. Aga seleta mulle, et praegu sul on siin mingisugune 20-30 000 eurot aastas käive. Et kui sa nii palju raha sinna sisse paned, et kui suureks see käive siis peaks sul kasvama? Ja et põhenda mulle ära, et kui ostad sellise asja või ehitad sellise hoone, kuidas sul seda käivet kasvatada aitab. Ja 150 000 tahad minu käest ise paned ka nõksukene, ütleme 200 000 läheb sul kogu see värk maksma.
mis aja jooksul sa selle tagasi teenid? Äkki oleks mõistlik hoopis panka raha panna, see protsent intressi sealt küsida, saad rohkem raha tagasi. Kui see raha tuleb tagasi siin 5, 6, 7 aastaga, tundub mõistlik, aga kui see raha tuleb 50 aastaga tagasi, iga aasta tuleb seal 4000 eurot kasumit, et äkki on targemaid viise seda raha paigutada. Ja mida sa siis müüd? Ma annan sulle 150 000 raha, kannan sulle oma pangaarvelt, sinu pangaarvele üle või firma arvele. Palju sa siis müüd? Kellele sa müüd? Võib-olla mina küsiksin ühte A4 ainult, kui need küsimused oleksid seal peal. Ja kui see tundub, vaatan inimesele otsa ja usun temasse ja näen, et on kõik asjad läbi mõelnud, siis ma selle raha nagu annaksin. Aga kui ta ei suuda mind veenda, et see käive kasvab ja et ta kasumina selle tagasi teenib ja ükskord mulle siis tagasi maksab selle 150 000, siis ma ilmselt ei annaks. Aga mis vahet see on, kas raha annate teie või raha annab PRIA? Iseenesest PRIA peaks ka olema veendunud, et PRIA ei taha teilt raha tagasi, PRIA tahab näha neid töökohtasid. Et kui te suudate veenda sellel ühel A4, muide PRIA ei küsi praegu mingit äriplaani, mingit finantsprognoosi, mitte midagi ei küsi. Aga tundus nagu mõistlik siiski talle selgitada, milleks ma seda raha kasutan ja et uskuge, et võib-olla teised ükskõik, kuidas teised teevad, aga minu firma igal juhul teab, mida teeb ja on läbi mõelnud ja näete ise, teen seda, saavutan seda, uskuge mind. Ma tea, mul on selline mõte ja oligi küsimus, et kas ühest A4-st, kas see oleks liiga palju palutud taotluse ühelt ettevõtjalt, kes raha tahab küsida, et selle A4 enda jaoks läbi mõtleks ja pistaks sinna PRIA paberite vahele ka, kui sinna saada. Või tundub see nagu üle jõu käivat? Kuidas see on? Ilmselt ei käi kellelegi üle jõu. Niimoodi, ja nüüd kontaktid, et kõige parem asi on see telefoninumber seal üleval. See on PRIA infotelefon, PRIA toetuste infotelefon, seal on kohe siuke telefon, kodulehel on see number olemas, tüdrukud võtavad vastu, kui nad ise ei oska vastata, siis nad otsivad PRIA-st selle inimese, kes seda vastata oskab. Igal juhul vastuse te saate. Julgelt helistage, ärge häbenege. Seal on inimesed tööl selle jaoks, et teid teenindada küsimuste vastamisega. Ja teiseks, kui on selline keerulisem küsimus, nagu siin oli, kas teile kasutusvaldus, eks ole, jah? Kirjutage küsimus. Et kui olete kirjalikult küsinud, saate kirjalikult vastuse, siis on teil pärast nagu põhjus PRIA-sse minna ja öelda, et ise ütlesite. Et nad on väga hoolikad vastama. Nad vastavad hästi konkreetselt, et nad ise ei oleks pärast plindris, aga siis on mõlemal poole kindlustunne. Tõenäoliselt võitegi saada mõnikord vastuseks, et ei ole võimalik. Aga see on palju parem vastus kui see, et pärast öeldakse, et miks te nii tegitegi. Et igal juhul küsige kõik küsimused üle, sest infopäevadel me oskame rääkida pigem seda, et miks seda midagi tehakse, aga PRIA oskab öelda, kuidas see täpselt käib. Ja siin on ka üks link toodud, nende siniste juttide all on kõik linkid. Pärast kolleegid Saare Arenduskeskusest ja Liideri tegevusgrupis saadavad need slaidid PDF-vormis kõigile laiali ja slaididel on lingid olemas, saate sealt alt vaadata. Seal on küll 19. aasta taotlusvooru kohta materjalid, väga põhjalikud, puust ja punaseks kõik ära tehtud. Järgmine aasta olulisi erinevusi ei ole. Võib-olla mõni pisikene nüansikene puudutab seal võib-olla seda majandusaasta aruannete esitamist, muud erinevust ei ole. Et saate kõigile nendele toetuda, aga PRIA paneb tõenäoliselt kuskil aastavahetuse või jaanuari alguses uued materjalid ka üles oma kodulehele märtsikuu vooru jaoks. Saare Arenduskeskuse konsultantide kontaktid on kõige olulisemad kohad, need, kus saaks abi ja samamoodi ka Liideri tegevusgrupi konsultandid aitavad. Ega ma muud ei oskagi soovitada. Võib-olla veel vaadake videosid. Et see, kui me nüüd täna rääkisime siin 3 tundi, 2 tundi, siis nende videote peal on 15 minutiga kokku võetud kõik see, mida me täna rääkisime. Ja kõige parem video on siin, kuidas koostada kasumiaruande prognoose. See on Arenduskeskuste võrgustiku poolt tehtud 5-minutiline lühikene video, kus on hästi üks näidis finantsprognoos
ära tehtud ettevõtte jaoks. On ka öeldud, kus kohas see Exceli põhi saada, arenduskeskuste kodulehekülgedel enamasti kõigil on see Exceli põhi olemas. See on tegelikult starditoetuse äriplaani koostamise üks osa. Sobib ka siia hästi. Ütlen veel kord, PRIA ei nõua seda. PRIA pärast ei ole mõtet vaeva näha. Aga selleks, et endal oleks kindlam tunne, ma väga soovitan see harjutus läbi teha oma firma numbritega. Kui te teisi videosid ei vaata, ärge vaadake, aga see vaadake kindlasti ära. Slaidide peal nende videote ikoonide all on lingid, klikate seal peale video YouTube'is kohe käima. Nii, aga minu poolt jääb üle ainult soovida edu töökohtade loomisel. Aitäh teile! Aitäh, Allar! Kas saalist on praegu kohe selliseid küsimusi, mida saab küsida kõigi ees auditooriumis? No tundub, et ei ole. Et siis räägime pärast siin veel 4 silma all, kes soovib. Kas Zoomis olijatel on veel küsimusi? Et võib ka küsimusi alati saata Saare arenduskeskusele ja nad edastavad need siis kas PRIA-le või siis Maaeluministeeriumile. Küll üks selline võib-olla teadmine, et on küsitud, et kas videoülekannet on võimalik hiljem ka järele vaadata. Ja arenduskeskus on vastanud, et jah, on, edastame liinte meilile. Jah, see on väga tore, et saab pärast uuesti kuulata. Siis on ettepanek praegu, et teeme 5 minutit äkki pausi ja siis Allar saab võtta ka individuaalseid küsimusi, kes tahab. Nii, aga teeme siis 5 minutit pausi ja sellega Zoomi ülekanne on lõppenud, aga siin saalis me jätkame. Aitäh!